Sa vaatad YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab ja me võtame nüüd vaatluse alla 2022. aasta 3. töönädala, mille üldine pealkiri on Suur sigaduste nädal. Sigadus number 1. Pensionitõus. Pensionäride jaoks küll oluline summa 20 eurot. Ei maksta mitte sellel aastal siis erakorraliseks tõusuks, vaid hoopis järgmisel aastal. Isamaa poolt algatatud pensionireformiga vabanes raha ja seda oleks võimalik juba täna välja jagada. Millegipärast valitsuskoalitsioon on otsustanud, et see tuleks laiali jaotada pensionäridele hoopis järgmisel aastal. Täna on pensionäridel kitsas käes, aga aasta pärast ei ole enam 20 eurot selles väärtuses, mis ta on täna. Võib-olla on hoopis soov selles, et pensionäre läheb mingi jagu eest ära, aga samas tuleb teine osa neid pensionäre peale. See on tegelikult päris suur valimislubaduse söömine nii Reformierakonna poolt kui ka Keskerakonna poolt. Isamaa tegi ettepaneku ja hääletustulemust võisite ise vaadata. Reformierakond ja Keskerakond olid in corpore peaaegu selle poolt, et ei, sellel aastal pensionärid ei saa seda pensionitõusu, vaid saavad järgmine aasta. Miks küsid sa? Ma küsin ka miks, aga vastus on lihtne. Järgmisel aastal on Riigikogu valimised, aga pensionäride mälu on lühike. Kui see aasta juba tõuseks pension, siis nad on juba sellega harjunud, aga järgmisel aastal oleks see üllatus. Ehk siis sigadus number 1, pensionitõusu edasi lükkamine. Sigadus number 2 sellel nädalal oli siis poliitilise avalduse Sigadus number 2 on poliitilise avalduse mõiste devalveerimine. Kui eelmisel aasta detsembrikuus me ei saanud ega saanud mitte mingil moel peaministrit Riigikogu ette, et aru andma, kuis meie see tervisekriis ja kuis meie energiakriis, siis nüüd tuli peaminister 2 päeval. Teisipäeval oli siis meil elekter, energia, kõik need. No ma pean ütlema, et hea inimene, kui sul sigadus number 2 on siis poliitilise avalduse devalveerimine. Kui eelmisel aastal me ei saanud peaministrit detsembrikuus mitte ühtegi korda, et ta tuleks Riigikogu ette ja annaks aru või ütleks, et milline on olukord meie tervisekriisis või milline olukord meie energiakriisis, siis sellel nädalal sai peaminister kohe 2 poliitilise avaldusega esineda. Esimene poliitiline avaldus oli meil siis energiakriisist. Hea inimene, kui sul juba kannatab vaadata, Kruusimäe kuulutab, siis võta see aeg ja vaata meie peaministri poliitilist avaldust seoses energiaga. Mida me saime teada uut? No ega seal muid mõtteid, targemaid ei tulnud, mis tal ka seal infotunnis tuli, aga Comedy Estonia on kaotanud ühe talendi või siis ei ole vaja teda tegelikult stand-up koomikuks. Pigem, kui on mõni stand-up koomik, siis vaata seda, materjali jagub. See, mis tegelikult toimub, on tõsine killustik. Eesti ühiskond ja avalikkus on saanud nüüd uusi termineid, mida on sisustatud, kuidas Jumal või kuidas siis Kaja nagu juhatab. No me olen toonud mõned üksikud sinna välja, aga näiteks, et me saame teada, et hüdroelektrijaamad on meres olevad tuulegeneraatorid või siis seda, et kõige odavam elekter on säästetud elekter, et säästumarketite kett müüdi meil maha, aga kust nüüd seda säästetud? Mis ma räägin? Tule ja vaata ise. Igatahes poliitiline avaldus, mis üldjuhul on see, et kui peaminister tuleb esine poliitilise avaldusega, siis arvavad kõik nii, kas nüüd valitsus kukub või toimub siis valitsuses mingid suured olulised muudatused personalipoliitikas. Seda iseenesest ei tulnud. Vaata ja jälgi, ma ei taha seda mõnusat killustikku, mis sealt siis peaministri suust tuli, ümber rääkida, sest et see on vaatamist väärt. Sigadus number 3 on nüüd siis poliitiline avaldus kolmapäeval meie julgeolekust. Mida me teada saime? Me saime teada, et nüüd siis 380 miljonit eraldatakse
meie julgeolekule, kuhu ja mis ajalõikes, seda ei saanud meile peaminister öelda. Kas sellepärast on vaja tulla tegelikult Riigikogu ette, et kui sa mitte midagi suurt nagu ei ütle? Meil oleks piisanud sellest, kui tulevad jõustruktuuride inimesed fraktsioonidesse, teevad meile memo ja räägivad täpsetest numbritest, sest meil majas on nii. Kui meil fraktsioonis räägitakse, et see informatsioon jääb ainult siia, siis see informatsioon jääb siia. Nüüd aga mitte ainult Eesti kogu avalikkus, vaid ka Riigikogu saadikud ei saa mitte ühelegi küsimusele vastust. Hullemaks lägi olukord siis, kui oli võimalus esineda lõppsõnaga ja siis tahtis Kalle Laanet tulla ja ka esineda sõnaga. Ma arvan, et selle asja nimi oli Jüri Ratase paika panemine. Kui Hanno Pevkur ei teavitanud, et Kalle Laanet tahaks selles päevakorra punktis, et siis peaministri poliitiline avaldus esineda mingi poliitilise seisukohaga, siis ei ole. Te saate aru, et ei ole ju nii, et kui me arutame näiteks mingite haridusprobleeme, siis tuleb võib-olla põllumajandusminister ja ütleb juurde, et jah, et aga põllumajanduses on ka vaja midagi teha või asjaosaline. See oli selline katse, kuidas parlament sellest suhtub. No parlament ei lasknud sellist halba praktikat läbi. Aga minu hinnangul, see on mu isiklik hinnang, oli see, et Jüri pidi tundma, mis on koalitsiooni mõnu ja mis on koalitsiooni valu. Me pääsime võib-olla Riigikogu esimehe, aga ma ei tea, mida arvab sellest meie endine peaminister, et kas sellise paika panemised jäävad sagedasteks. Ja sigadus number 4. Rohepööre. Esmaspäeval siis Euroopa Liidu asjade komisjon hakkab arutama Vabariigi valitsuse seisukohti rohekäkk 55 ehk siis Fit 55 puhul. No need on äärmiselt halvad seisukohad, mis tähendab seda, et me võtame aastakümneteks tegelikult endale kohustusi enda lastele ja lastelastele ja milline on see meie majandusele. Teisipäeval moodustati Riigikogus Euroopa Liidu kliimapoliitika Eesti rahvuslike huvide toetusrühm, kes siis neljapäeval tegi ka konverentsi. Praeguse hetkeks on juba valminud 14 olulist punkti siis Vabariigi valitsuse seisukoha muutmiseks, aga võib-olla lihtsalt ja kokkuvõte on üks ja seda kajastab ka praegusel hetkel siis punkt number 5 ehk siis Eesti ei allu Euroopa Komisjoni diktaadile ja Eesti tahab ise otsustada kasvuhoonegaaside koguse ja hinna määramise ja kujundamise juures. Eesti ajab enda selja sirgeks, see on Isamaa seisukoht. Mis aga saab? No nii, tuleb olla tähelepanelik, sest me alustame Euroopa Liidu asjade komisjoniga esmaspäeval kell 1 päeval ja kell 3 hakkab istung 2 tundi. See saab olema üks tõsine maraton. Ja ma rõhutan veel kord, see ei ole puhas naljaasi, vaid me paneme päris suure põnsu enda majandusele. Mina küsiksin loomulikult, miks seda kõike on vaja nii kergekäeliselt, ehk siis koalitsioonisaadikud, kes arvavad, et valitsuse seisukohad on ainuõiged, miks nad hääletavad selle poolt? Tundub, et me mängime võib-olla lihtsalt Euroopa Liidu asjade komisjonis natukene demokraatiat, ehk siis 17. detsembril, nagu ma juba eelnevalt olen öelnud, võeti aeg maha. Aga see, mida me soovisime, et parlament suures saalis arutaks seda ei tulnud. Nüüd vaatame sigadus number 5. Oli suur au käia teisipäeval Tallinna linnavolikogu linnamajanduskomisjonis kaitsmas Isamaa ettepanekut, et vabastada koduomanikud siis linnale kuuluvate tänavate lume lükkamisest. Jutt oli selge, kõik said igati asjadest aru, jah, süsteem on vana ja kõik. Mind kummastas tegelikult Keskerakonna seisukoht. Me ei saa mitte midagi teha, sest praegusel hetkel seadus on selline, et Keskerakond Tallinnas on seadusekuulelik. Ei ole mina küll kuulnud kuskilt, et oleks kuskil seaduses kirjas, et linnavalitsus peaks tegelema altkäemaksu korjamisega või korruptsiooniga. Seadusekuulelik Keskerakond. Selle peale tahaks öelda, Tallinnas ei ole korruptsiooni. Tallinnas ei ole korruptsiooni. No andke andeks, Tallinnas ei ole korruptsiooni. 27. jaanuaril on siis lumelükkamise eelnõu meil
Tallinna linnavolikogus. Aga mina tahan rõhutada ühte asja. Igal Tallinna linna kodanikul on õigus jõuda turvaliselt enda kodust ühistranspordi peatusesse. Ja need hetked, kus meil lumi või siis tali tuleb äkitse taevast alla, no need paarkümmend korda võiks ju tegelikult omavalitsus ise väikese sahaga need kõnniteed puhtaks lükata. Sest kui kõnniteed on läbimatud, hakkavad inimesed kõnnima sõiduteel. Sõidutee olukorda, seda sa tead, see ei ole turvaline. Ja nüüd magusam osa. Ma olen siin rääkinud, aga tahaks teile ka mingeid auhindu anda. Praegusel hetkel kõik ootavad, et millal valitsus vahetub. Erinevad uuringufirmad on teinud siis kokku ühe meil küsitluse ja me vaatame. On pakutud erinevaid siis neid mudeleid, et kui palju miski nagu rahvuse jaoks toetust saaks. Jah, ma ütlen, et siin ei ole kasutatud neid, kus on nüüd ju suba rohkem hulgi, et kui on 2 erakonda koos, et siis väike kolmas pisikene puudel sinna juurde. Aga mida on siis rahvas arvanud, et versioon number 1 kõige rohkem 25,5% toetab Reform, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid. Teisel kohal tänane valitsus ehk siis Reform ja Kesk ja 21,4%. Kolmandal kohal on eelmine valitsus ehk siis Kesk, EKRE ja Isamaa ja seda toetab 20,6%. Ning selline võimalus, et Keskerakond, EKRE ja sotsiaaldemokraadid teeksid valitsuse toetab 5,7% ja sellist versiooni, et Reformierakond ja EKRE 2,8%. 24% ei osa mitte kui midagi arvata. Tänase Kruusimäe kuulutab suur küsimus, aga on teile, milleks auhinnaks ma panen enda nimelise pastapliiatsi ja küsimus on, kas enne kukub Kaja Kallase valitsus või Lidl avab enda poed? Osale Gallupis ja Facebooki lehel Kruusimäe kuulutab, sina aga jälgi YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab. Selline oli siis 2022. aasta 3. töönädal lihtsa pealkirjaga Sigaduste nädal. Tänu vaatamast!